No nii, hea publik, kes te siin motomessil olete, minu käes on andmed, ma tean juba, kes on motomiss. Ma tean, kes on esimene motoprintsess, ma tean, kes on teine motoprintsess, aga hea küll. Tüdrukud, te veel ei tea. Teie kord, viimast korda veel rahva ette astuda. Võtame vastu kõigepealt siis kandidaat number 1, Mirel Reimann. Veel kord teie ees. Ja kandidaat number 2, Keidi Jõgi. Kandidaat number 3, Lee Simpson. Kandidaat number 4, Sandra Roosmäe. Kandidaat number 5, Katrin Põldmaa. Ja kandidaat number 6, Liina Männamaa. Ja kandidaat number 7, Renate Valdna. Ja kandidaat number 8, Krista Treial. Ja kandidaat number 9 on lavale tulemas Kristina Perova. Ja viimane 10. number, kandidaat number 10, Marleen Maarand.
nad on, teeme kõigile suure aplausi, 2 pikka päeva selja taga ja pinged on üleval loomulikult, et natukene pingeid maandada. Kutsume lavale Škoda esindaja korra pealt, kõigepealt Škoda esindaja ja anname juba esimesed auhinnad ära. Iga tüdruk saab Škoda poolt ka väikesed meened koju viimiseks, et ei oleks tuju paha. Ja siis on hea meel paluda lavale Eesti Motovõtteratsiooni president Andre Sepp. Oi, mis nüüd? Viimasena. Vabandust. Hakkame kõike otsast peale või? Igal juhul, Andre, tule ja ütle 2 sõna. Sina ei saa seda viimasena teha. Nii, aitäh. Tere päevast, hea motorahvas. Mul on väga-väga hea meel teid kõiki täna siin näha ja tervitada Eesti Motorrattaspordi Föderatsiooni poolt. See Tallinna Motomess 2019 on sel korral poole peal. Pool on möödas, pool on veel ees. Ma siiralt tahan tänada kõiki eksponaate, kes te ei kahelnud, et eile, täna ja homme siia välja tulla ja oma rattaid, oma tehnikat, oma spordi ja motospordi asju tutvustada. See motomess on üles ehitatud sellele, et me tutvustame Eesti motosporti ja me toetame Eesti motosporti, et meie omad Eesti sportlased meie võistlusradadel oleks hästi esindatud. Hoiame pöialt Hannes Soomerile ringrajal, hoiame pöialt Eesti rahvuste krossi koondisele, hoiame pöialt MM-il maailmameistrivõistlustel osalevate võistlustele, on see perekond Leokid, on see Harri Kullas, on see Priit Rätsep, on need meie noored sportlased siin. See kõik vajab toetust ja mess on selleks parim võimalus, kus tulla tutvuma ja tegema nii-öelda kaupa selleks, et me saaksime oma noori motosportlasi toetada ja hinge teeb eriti soojaks just nimelt see stend seal ääres, mis on pühendatud Eesti mootorispordile, kus me tutvustame kõiki oma distsipliine ja neid on Eestis kokku 9. Nii et suur tänu teile kõigile. Kutsun teid üles jätkuvalt toetama Eesti motosportlasi ja loomulikult hea publikum, teid on alati vaja, nii nagu siin, nii ka raja ääres. Aga mul on hea meel, et meiega on mitmed aastad, seal on 4. aasta järjest, kus meil on palju ilu. Me ei ole heitunud rahvusvahelise motoorganisatsiooni märkustest, kus me ei võiks justkui nagu enam tüdrukuid ringrajal siis vihmavarjudega eksponeerida. Me oleme sellest üle, sest me mõistame, et ilu, sport, kiirus, emotsioon, see kõik on üks. Ja seetõttu ongi mul hea meel, et tüdrukud olid valmis tulema meie ette, tegema need 2 ägedat päeva kaasa. Te saite kindlasti kogemuse võrra rikkamaks ja mis kõige kihvtim teilt kuulda oli just nimelt seda, et paljud teil teist on oma rattad kuuris ja kellel veel ei ole, teil vähemasti on load kaante vahel. Nii et elagu Eesti motosport, elagu ka Motomissid 2019. Aitäh! No nii, ja nüüd me saame hakata auhindu ka jagama juba. Ja auhindu on tegelikult palju, kuna tüdrukud võistlesid erinevatel aladel. Oli selleks siis rattasõit või tsiklisõit. Ja Kas-Kassi poolt ma kutsun Magnuse lavale. Ja Magnus annab üle parimale traialisõitjale auhinna ja parim traialisõitja oli meil ei keegi muu kui Katrin Põldmaa. Traialivõistlused Katrin pani kinni ja selle eest ka auhinnad tulemas on. Nii, oi vabandust, kes siin meil on jala all? Katrin ära siin, nii. Tulevased missid siin, ründavad, vara veel. Nii, ja
jalgratas ja Red Bike. Red Bike'i esindaja kutsume ka lavale ja parimale jalgrattasõitjale on Red Bike'i poolt ka auhind ja parim jalgrattasõitja, üllatus, üllatus, Katrin Põldmaa. Tasub ära kasutada väärtuslikku aega siin lava peal loomulikult. Ja motokaupade esindaja kutsume ka lavale ja motokaubad annab üle auhinna publiku lemmikule. Ja mis meil siin üleandmiseks tuleb? Kinkekaart, väga ilus. Ja publiku lemmik on kandidaat number 6, Liina Männamaa. Nii, Liina, palju õnne sulle. Publiku lemmik on alati tore olla. Aga nüüd esikolmik kogu missivõistlusel. Väga pingeline oli, väga pingeline ausõna. Punktide arvestuses näiteks teine ja esimene printsess, motoprintsess, said võrdse arvu hääli ja määravaks sai žürii otsus. Ja žürii punktid ka siis, nii on. Ja motoprintsess, teine printsess on meil kandidaat number 4, Sandra Roosmäe. Oota, Sandra, ära, kus sa nüüd lähed? Kõik hästi, jah? Jää ikka siia ette. Vaata, ma olen missivõistlustel nii palju käinud, sa pead jääma siia. Oot nii. Nii, ja esimene printsess selles väga pingelises heitluses, motoprintsess, kandidaat number 3, Liis Simson. Žürii liige, Vima esindaja annab üle siis auhinnad ja nüüd siis Moto Miss 2019. See kõige tähtsam hetk. Ja selleks on kandidaat number 5, Katrin Põldmaa. Katrin on siis Moto Miss kõige positiivsemas tähenduses. Me teame, tal on hobi sõita külgkorvi krossi, mis on ikka täiesti ajuvaba ala ühe naisterahva jaoks. Ja Moto Miss ka nüüd veel olla. Lilled, loomulikult õnnitlused, Moto Missi tiitel ja kõik muud jutud. Siin on õnnelikke fänne või on siin tegemist isegi sugulastega. Ma küsin, miks sa nii rõõmus oled? No abikaasa olen. Siis peabki rõõmus olema. Siin ei oldki teist varianti. Abikaasa saabki ainult nii rõõmus olla. Ja nüüd siis saame ka kõikidele tüdrukutele auhinnad üle anda Škoda poolt, et oleks koju viimist ka. Katrin, nüüd ma saan küsida, mis tunne on? Väga hea, ootamatu oli see. Räägi, kuidas sa üldse sattusid siia? Mees käskis tulla või kuidas see oli? Jah, mees saatis mulle registreerimisankeedi, et rega ära. Ma algul mõtlesin küll, et kuhu ma lähen, aga lõpuks ikka saatsin ära ja siin ma nüüd olen. Milline see võistlus teie jaoks oli? Selline nagu ootasite või veel ägedam või koledam? Emotsioonide rohke ja lõbus, väga tore. Ja sulle sõber soovitas tulla, sa ütlesid, ma tulen ja oled rahul?
ja väga rahul, tänud sõbrale. No nii, siin siis see kolmik teie ees on, aga kõikidele tüdrukutele suur aplaus. Meie motomiss on selgunud, kõik olid tublid ja täname kõiki toetajaid, kes sellele üritusele õla alla vanni, Škoda Laagri, Red Bike, Kas. Ja motokaubad ka loomulikult ning jääme siis ootama, mis juba raja ääres kindlasti terve hooaja jooksul neid näha saab. Rauno, mis ülesanded on? Eks enamuste motokrossi meistrivõistluste etappide ja siis ka ütleme meil teised samamoodi, supermoto ja ringrada, et küll tegevus tagub suve läbi. Andre, kas me võime öelda, et see traditsioon valida motomissi jätkub? Jah, kindlasti see jätkub, sest et meil sinna raja äärde on seda ilu vaja ja nagu juba öeldud, siis motomissilt me soovime head koostööd sellel motohooajal. Eks tuleb kindlasti ka palju tolmu ja pori, nii nagu motos ikka. Sellega on need tüdrukud harjunud. Teeme veel kord suure aplausi, olid ilusad 2 päeva ja kõik olid tublid, nii et ilusat pidu teile. Ma usun, te teete täna väikse peo ka ikka.